Nüüd vaatame keskkonda, mis on saksakeelne ja kus samuti saab luua diferentseeritud ülesandeid matemaatikatunniks. Nüüd lahti on meil see matemaatika generaatorite avaleht ja siin on siis kirjas, mis tüüpi ülesandeid luua saab. Saab luua siin liitmisülesandeid, lahutamise ülesandeid, korrutamise, jagamise ülesandeid ja ka on väike valik siis geomeetria ülesandeid, mida siin luua saab. Nüüd näitan hetkel ühte näidet, kuna ülesannete genereerimine on siin siis erinevate tüüpide juures üsna sarnane. Et näiteks soovin luua töölehte esimese klassi õpilastele, et harjutada ja kinnistada üleminekuga liitmist 20 piires. Ja selleks ma valingi siit siis liitmine üleminekuga, teen selle valiku ja satun nüüd järgmisele leheküljele. Nüüd selle keskkonna väga suureks plussiks on see, et me saame kõik pealkirjad ja töökäsud trükkida siia eesti keeles. Nii et tegelikult saame luua töölehe, kus on vaid siis selle keskkonna aadress saksa keeles, aga kõik ülejäänud asjad siis eesti keeles. Nüüd mina olen juba siia esimesele reale pealkirja kohale trükkinud siis eestikeelse pealkirja. Saab valida siit kirja suurust, saab valida siit, kas kiri on meil esile toodud, paksult trükitud, kursiivis või alla joonitud ja saab valida ka, missugune on selle teksti joondus, kas keskjoondus, parem või vasakjoondus. Teisele reale trükkisin juba siis, et tööleht on mõeldud esimesele klassile ja teemaks on üleminekuga liitmine 20 piires. Ja meil on siin võimalus ära kasutada ka veel kolmas rida. Kas me kirjutame sinna siis nüüd täpsema tööjuhise? Mina panin siia reegli, et enne liidan nii palju, et 10 täis, siis liidan ülejäänud osa, et õpilastel oleks ka siis reegel silme ees, kui nad seda töölehte täitma hakkavad. Nüüd, kui ma olen siin tööjuhised pealkirjad paika pannud, siis ma liigun edasi allapoole ja nüüd näete, kui palju erinevaid võimalusi mul on. Nüüd, need võimalused on jagatud siin plokkide kaupa. Kõigepealt siis on liitmine, vastused jäävad 10-20 vahele, 20-30 vahele ja nii edasi. No, kuna mind huvitab praegu 20 piires üleminekuga arvutamine, siis ma jätan siia valikusse esimese ja jätan siia valikusse ka päris esimese võimaluse. Nüüd, mida ma veel saan määrata? Veel ma saan määrata, kas mu töölehel on kaasas vastuste leht, siis ma märgistan teise valiku, et vastused on siis teisel lehel või kui ma vastuseid ei soovi, siis ma märgistan esimese valiku ja teen lihtsalt töölehe koos ülesannetega. Nüüd natukene saan ka siin värvi panna, et mul on kasutatud siin sinist värvi, kas tumehalli või musta. Kui me prindime mustvalgelt, siis ausalt öeldes vahet ei ole, mida me siin värviks määrame. Nii, ja nüüd mul on võimalik seda töölehte eelnevalt vaadata või see tööleht siis kohe välja printida. No, mina ikka soovin enne vaadata, missugune ta välja näeb. No nii, teeme ta natukene väiksemaks, ta mahub meile siia ekraanile ilusasti ära ja näete, tööleht näeb siis välja niisugune. Et on hea võimalus harjutada, enne liidan nii palju, et saaks 10 täis ja siis liidan ülejäänud osa. Siin on tegemist siis ülesannetega. Neid ülesandeid on siin töölehel hulgaliselt ja siin on nüüd näete siis õigete vastuste leht, mis on siis ka võimalus välja printida. Nii, siin on jäänud mul nüüd
kogemata ka saksakeelset teksti. Siin lehel ma seda nüüd kustutada, parandada ei saa, ma pean minema tagasi nüüd oma töölehele, mis on mul siin samuti lahti ja nüüd vaatan, et jah, näete, jäigi mul kogemata siin nüüd saksakeelne tekst kustutamata. Nüüd ma genereerin selle uuesti ja nüüd peaks tegelikult olema ka ülesanded natukene teistsugused ja näete, ilusasti on tööleht töökäskudega eesti keeles ja ülesanded ka ilusasti siin paigas. Nüüd mul on võimalus see tööleht omale arvutisse salvestada save käsuga või siis kohe sealt välja printida, kui ma soovin kohe seda õpilastele jagada ja näiteks kasutada. Nii et niisugune hea lihtne võimalus siis erinevate ülesannete loomiseks. Et selleks, et nüüd nende ülesannete tüüpidega kõik siin tuttavaks saada, tuleks siis nad kõik läbi vaadata ja erinevaid võimalusi katsetades siis näete, missuguseid ülesandeid siin luua saab. Aga head uurimist, head katsetamist ja head kasutamist.